Kas sul on vahel olnud selline tunne, et sa ei kuulu kuhugi? Skinheadide jaoks on sul ehk liialt palju juukseid, emodega oleks palju ühist, aga kahjuks sulle meeldivad värvid. Sportlastega võiks ju hängida, aga trenni ei viitsi teha. Sellisel juhul oled sa ilmselt inimprotist. Tänases videos räägimegi protistidest ehk päris tuumsete organismide rühmast, kuhu on koondatud kokku kõik vahepealsed organismid, kes hästi ei sobitu kuhugi. Ei taimeriiki, loomariiki ega seeneriiki. Protistid on lihtsad organismid. Olgu. Lihtsad on nad oma ehituselt võib-olla küll, sest enamik neist on üherakulised, aga see rühm organisme on väga mitmekesine. Mõni on pisike ja üherakuline nagu amööb, mõni on aga üsna suurte mõõtmetega ja hoopiski hulkrakne nagu punavetikas. Olenemata oma lihtsusest kuuluvad protistide hulka väga paljud olulised organismid, keda võiksime tunda, sest protistid on küll väikesed, aga neid on väga arvukalt nii maailmameres kui ka maismaal. Aga räägimegi maailmamerest. Maailmameres heljub plankton. Planktoni hulgas on palju protiste. Plankton jaguneb fotosünteesimisvõime järgi fütoplanktoniks ja zooplanktoniks. Fütoplanktoni hulgas on protistid, kes suudavad fotosünteesida, nagu näiteks rohevetikad, ränivetikad ja dinoflagellaadid. Fütoplankton on siis see fotosünteesiv hõljuv maailma meredes, mis kõigest toodab väga suure osa maakeral leiduvast hapnikust. Nii muu seas, aga ei, nad ei ole ju üldse tähtsad. Teevad lihtsalt hapnikku meile, mida me hingame. Täiesti kasutud sellid ju. Zooplanktoni hulgas on protistid, kes ei suuda fotosünteesida. Nemad on jällegi oluliseks toiduallikaks väikestele kalamaimudele, ehk siis põhimõtteliselt panevad esimese lüli mere toiduahelatele. Mõnda vetikat, mis kuulub protistide hulka, tarbime isegi toiduks. Näiteks enne mainitud punavetikates tehakse agarit, millest teeme tarretist tordile ja marmelaadi. Protistide rühma kujunemine ja koosseis on olnud üsna muutuv. Algul enne 1860-ndaid jagati organismid kahte rühma. Olid taimed ja loomad ja oligi kõik. 1860-ndatel aastatel aga tuli John Hogg jutuga, et ikka on vaja kolmandat rühma ka. Ja 1866. aastal siis olidki teadlased, teeme sellise rühma nagu protistid. Praegusel ajal on protistide rühm suures osas siiski klassifitseerijate mugavuseks loodud. Ehk siis protistide hulka on arvatud kõik, kes pole taimed, loomad ega seened, aga on päris tuumsed, sest kuhugi peavad nad ju kuuluma. Protistide nimekiri on aga pidevas muutumises, kuna tulevad järjest juurde uued meetodid ja teadmised organismide põlvnemise uurimisele. Kuna protistide rühm on väga mitmekesine, siis on neil ka väga palju erinevaid liigitusvõimalusi. Näiteks saab neid jaotada selle järgi, et kas nad koosnevad ühest rakust või paljudest, ehk siis kas ainuraksed või hulkraksed. Siis saab neid veel jagada toitumise järgi. Osad protistid on võimelised iseendale orgaanilist ainet sünteesima, ehk nad on autotroofid. Teised aga peavad toituma juba olemasolevast orgaanilisest ainest, ehk on heterotroofid. Veel saab neid jaotada ka liikumisviisi järgi. Kuna protiste on tõesti igasuguseid, siis on neil ka väga palju erinevaid liikumisviise. Näiteks mõnedel on vibur, mis neile liikumiseks hoogu annab. Mõnel on ripsmed, mida liigutades edasi liigutakse. Amööb liigub oma kulendeid välja sirutades ja edasi tõmmates. On ka selliseid, kes lihtsalt liuglevad, ilmutamata mingit suuremat kujumuutust. Selleks on näiteks eosloomad. Nende liikumisviiside järgi jaotataksegi protiste piburloomadeks, ripsloomadeks, amööbideks ja eosloomadeks. Ning mõnel juhul on kasutatud ka protistide liigitamist selle järgi, et kas neil on mitokonder olemas või mitte. Protistid on kohastunud eluga igasugu erinevates tingimustes, näiteks nii kuumas kui külmas. Üldiselt on nad siiski kuskil, kus on niiske. Aga protiste on ka parasiitseid. Eestlastele tuntuimad on toksoplasmoosi ja malaaria tekitajad. Malaaria on haigus, mis levib just troopilistel aladel ja see on õudne haigus. Igal aastal haigestub erinevatesse malaaria vormidesse miljoneid ja sureb 100 000 inimesi. Aga kuidas on malaaria seotud protistidega? Kas malaariat ei levita siis sääsed? Jah,
aga kui need sääsed imevad sinu verd, siis poetavad need sinu verre protistid, kes seda malaariat tegelikult tekitavad. Kusjuures veel 200 aastat tagasi oli malaariapuhanguid ka Eestis. Igal juhul peaks meeles pidama, et kui tahad näiteks džunglireisile minna ja ei taha malaariasse ära surra, siis tasuks ennetavaid ravimeid võtta. Need on täitsa olemas. Kui malaaria levib ikkagi troopilises kliimas ja sellega me igapäevaselt nii väga siin Eestis kokku ei puutu, siis toksoplasmoosiga on teine lugu. Toksoplasmoosi tekitab samuti ainurakne parasiitne protist. Haigus ise tervele inimesele väga suurt mõju ei tekita. Võivad tekkida gripi moodi haigustunnused. Suuremas ohus on inimesed, kellel on immuunsusega probleeme, ehk need, kes saavad keemiaravi või kellel on AIDS. Lisaks peavad eriti hoolsad olema rasedad. Raseduse ajal toksoplasmoosi haigestudes võivad lootel tekkida suured kahjustused. Toksoplasmoos jõuab meieni kasside väljaheidete kaudu. Seega, kui kuulud riskirühma, siis tasub hoiduda kassi liivakasti puhastamisest. Kokkuvõtteks, protistid on organismide rühm, kuhu on liigitatud need päris tuumsed organismid, kes ühtegi teise rühma ei sobi. Protistid on väga mitmekülgne organismide rühm. Protiste saab liigitada erinevate tunnuste järgi, toitumisviiside, liikumisviiside, ehituse ja mitokondri olemasolu järgi. Protistid on väga olulised maakera hapniku tootmisel ja toiduvõrgustike alglülina. Protistide seas on ka parasiite, kes tekitavad tõsiseid haigusi nagu malaaria ja toksoplasmoos. Ja ära unusta, et sarnaselt protistidele, isegi kui sul pole teistega palju ühist ja tunned, et sa kuhugi ei kuulu, siis see ei tähenda, et sa pole oluline, vaid sa oled lihtsalt protist. Elame veel!